Tere tulemast Tallinna ettevõtluspäev 2020 järgmisesse töötuppa, mille me oleme pealkirjastanud järgmiselt. Paindlikkus viib edasi. Järsud muudatused töökeskkonnas, millega ka edaspidi ilmselt tuleb arvestada. Seda töötuba organiseeris Tallinna ettevõtluspäeval siis Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus Enut. Enut on alati olnud ettevõtluspäeval hea kaaslane. Me oleme neid töötubasid viimastel aastatel kogu aeg teinud, seekord siis eritingimustes, aga tuleme ka sellega toime, nagu siis meie see pealkirigi sel töötoal näitab. Mina olen Reet Laja, olen selle töötoa moderaator ja vastavalt siis sellele olukorrale siin mina olen ettevõtluskonsultant, juhtimiskonsultant ja organisatsiooni käitumise nõustaja samamoodi, nii et mulle pakub endalegi see teema suurt huvi ja olen jälginud ka teemakäsitlust siin viimasel poolel aastal meie meedias. Meil on väga toredad ja kogenud kaaslased selles töötoas. Kristi, ole hea, tutvusta ennast. Ja tere tulemast ka minu poolt, et mina olen Kristi Jõeorg ja mina olen siis Protect Estonias innovatsiooni arendusjuht ja igapäevane tööohutusalane koolitaja. Ja Anu? Tere, mina olen Anu Viks, olen Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni ekspert ja samamoodi tegelen ka eraettevõtlusega. Mul on ettevõte, kus toome maale Itaaliast värskelt röstitud kohvi. Ettevõtte nimi on Gallo. Samas olen Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni kauaaegne liige ja ka endine president ja peagi võtan üle Euroopa Business and Professional Women organisatsiooni juhtimise. Nii, nüüd Angela. Tere tulemast ka minu poolt. Mina olen Angela Ventsel, olen ettevõtja. Olen siis 2 ettevõtte Successa, mis pakub e-residentidel teenust ja Birkenthal, mis siis pakub elegantseid aksessuaare naistele. Samuti Anuga olen Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni liige. Nii minagi. Ja võib siis öelda, et meil on kogemusi igast vallast, sest ma tean, et Angela on varem ka riigiasutustes töötanud. Nii et seda tüüpi organisatsioonid on talle samamoodi tuttavad ja siis juba edasi väikeettevõtlus. Ja siis Anu puhul lisaks siis niisugusele vabaühenduste tegevusele ja organisatsioonide kujundamisele selles elus on tal väga pikaajaline kogemus suurettevõtete arengus, sest need transpordiettevõtted ei ole mitte väikesed. Ja niisugune töökeskkonna pikaajaline ekspertiis tuleb siis Kristi käest. Ja me oleme nii kokku leppinud, et kõigepealt Kristi teeb ühe soojenduse ja siis meie täiendame oma mõtetega neid teemasid. Siis tuleb uuesti, Kristi teeb veel ühe niisuguse vahekokkuvõtte ja meie jälle täiendame kõigi oma mõtetega siis seda vestlusringi. Ja palun. Ja, et ma olen nüüd viimasel, tõesti võib öelda, et 10 aastal töötervise töötuse teemat koolitanud ja täna ma õpin ka ise psühhoterapeudiks veel paralleelselt juurde. Kõigest sellest eelnevast on ju vähe. Ja mida ma olen hakanud märkama töökeskkondades on väga lihtsad põhimõtted, et mis muudatused tulevad ka meiega nüüd edaspidi kaasa. Saab olema kindlasti tööprotsesside väga suur ümbervaatamine, ümberkaalumine, kõik need süsteemid, mis tänaselt on fantastiliselt võib-olla töötanud või ka enne kevadet töötanud, siis need enam ei pruugi mitte mingisugusel kujul selliselt enam töötada. Nii et number 1 asi, mis töökeskkondades tegelikult hästi suuresti muutub, on siis tööprotsesside kirjeldamine, tööprotsesside käsitlemine. Teine asi, mis on meil ellu tohutult suure sellise
uudsuse loonud on kindlasti kogu see tarkvara käsitlemine, tarkvara maailm, kogu see Zoomi maailm, koolitused üle veebi, kõik koosolekud üle veebi, andmekaitse, kui inimesed peavad kodukontorites töötama, millisel moel siis on need nii-öelda just need tulemüürid loodud, milline on kogu see IT-lahendus, milline on andmekaitse turvalisus. Nii et ka see on meil ellu tulnud selliseks hästi suureks uueks reaalsuseks. Ühtepidi tekitab see väga palju võimalusi, teistpidi tekitab see ka väga palju uusi pingeid ja hirme, et andmeid ei läheks kuskile kaduma. Nii et need komponendid mängivad, ütleme, sellises tehnilises aspektis hästi palju rolli. Ja nüüd, kui me lähme päris inimese kui sellise juurde, siis inimese jaoks on ka tohutult palju muutusi toimunud. Kui me vaatame siin kontorikeskkonna inimesi, siis kontorikeskkondade uuteks huvitavateks reaalsusteks on saanud kodukontoris töötamine. Uueks reaalsuseks on saanud ka see moment, et tuleb hakata veel paremaks enda aja planeerijaks, enesejuhtijaks, et suuta ise ka kodus täisefektiivsusega kõik tegevused ellu viia, nagu teeks seda kontoris. Aga nüüd on ka sellised väikesed lõbusad komponentid juures, et koolid olid ju kinni, teinekord meil väikesed jubinad on kodus, tahavad oma tähelepanu saada, mängida, et kuidas see kogu elu niimoodi ära protsessida, et ta lõpuks siis oleks edukalt juhitud niimoodi, et laste pool oleks korras ja ka tegelikult siis töö oleks ilusasti tehtud. Teine asi, kui me vaatame nüüd seda kontorite poolt ja nüüd seda hügieeni teemat, siis uueks reaalsuseks näiteks kontorites on saanud ka isikukaitsevahendid, mis varem ju kõigi peas olid täiesti ainult tootmise teemad. Et vau, et te peate seal neid respiraatoreid kasutama, aga nüüd on see vau-efekt jõudnud ka kontoritesse, müügiinimeste juurde. Sest nüüd, kui sa lähed kliendi juurde, siis sa tegelikult väga tõsiselt kaalud seda, et kas sa peaksid hoopis nüüd minema sinna respiraatoriga, kas sa pead hakkama distantsi hoidma, et sa hakkad hästi paljudele asjadele mõtlema, et see teatud mõttes on pannud peale uue sellise nii-öelda uut tüüpi tööpinge sellisel kujul. Ja veel loomulikult, mida ma näen, mida täna töökeskkondades tuleb hästi suuresti hakata tegema, on looma taas turvalisust. See siis tähendab seda, et kas inimene julgeb töökeskkonnas vabalt liikuda, kas ta julgeb teistega suhelda, et see väikene kommunikatsioonihirm, aga see, kui luuagi see hügieen täna seal töökeskkonnas, siis see kommunikatsioonijulgus oluliselt kasvab. Kus on veel tohutult suur muutus ja edasine väljakutse ja mis ka nüüd jääbki nii olema tõenäoliselt, on juhtide oluliselt kasvav eneseteadev nii-öelda juhtimiskultuur, coaching, inimeste toetamine, kõik need komponendid on saanud väga tähtsaks, et oma ressursi hoidmine on väga tähtis. Et kui sul on täna väga head inimesed tööl ja nüüd on vaja hakata tegema kärbete kava, tuleb väga siiralt mõelda selle peale, et kas me saadame inimesed ära või me püüame neid ikkagi jätta ja hoida, sest nad on olnud siiamaani meie vara. Mida me nüüd teeme inimestega koos teisiti, et jõudagi uuesti teisele tasemele, vaadata oma protsessid näiteks üle, et teha koos need julged sammud, toetada üksteist külg külje kõrval, aga see eeldab kõik tegelikult sellist väga head juhtimiskultuuri, tegutsemist, toimetamist, toetamist, arvestamist, et näiteks lapsed on kodus, paindlikkust, võib-olla ka selleni jõuda hoopis, et inimesed tahavad kuskil oma mõnusas maakodus tööd teha, sest nad tunnevad, et neil seal töö voolab mõnusalt läbi sõrmed ja palju paremini, et töö saab kiirelt tehtud, eraelu on juhitud, ei ole näiteks tööle sõidu peale ebamõistlikult kulutatud enam seda 1-2 tundi, et need tulevad sellisteks nii-öelda uuteks tõsisteks reaalsusteks tegelikult meie ellu juurde, jah. Jah. Meil Enutis, mis on küll vabaühendusega organisatsioon nagu teisedki organisatsioonid, läks tõesti niiviisi, et kuna me asume Tallinna Ülikooli ruumes, kohe selle kriisiaja alguses pandi ülikool kinni ja nii siis ka meie ruumid kinni, kuigi meil on selle tõttu, et on meil ka endal suur raamatukogu, me ikkagi andsime klientidele teada, et kui on kellelgi vaja nüüd sellel rahulikul ajal oma magistri
magistritööd kirjutada või siis doktoritööd teha, et me siiski teenindame neid ükshaaval ja seda me tegimegi ja neid selle aja kasutajaid oli päris mitmeid. Siis nii, kui oli võimalus uuesti tulla ka kontorisse kokku, nii me alustasime juba kontoritööga, aga pean nentima, et siiamaani me anname võimaluse osal inimestel, kes kaugemal on meil isegi siin linna piires, anname võimaluse Zoomis olla koosolekutel. Aga ei ole me ära jätnud ühtegi suuremat üritust, mis me nüüd kevad, suvel ja varasügisel oleme plaaninud, et meil nagu lihtsalt oleme olnud paindlikud ja suutnud need ära teha kas või hübriidkonverentsidena. Kuidas siis on ühel suurel assotsiatsioonil, õigemini muidugi rohkem tema liikmetel? Jah, Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon ühendab Eesti kaubaveoettevõtteid ja reisijateveoettevõtteid. Ja tõesti on olnud suured muudatused nüüd alates koroonaviiruse algusest. Esiteks, et ka kõik autojuhid peavad kandma maske ja omama desinfitseerimisvahendeid, kui nad näiteks lähevad bensiinijaama kuskil Euroopa riigis. Samamoodi taastasid paljud riigid piirikontrolli, kus siis autojuht pidi dokumendid ette näitama ja samamoodi ainult maskis ja kohati ka kinnastes. Ja see muidugi suurendas järjekordi piiriületusel. Siis osad riigid isegi kehtestasid sellised reeglid, et autojuht peab enne riiki sisenemist täitma online vormi, et kus ta märgib siis, kust riigist ta pärit on, mis ta nimi on, kuhu ta läheb. Nii et see kindlasti tekitas autotranspordiettevõtetele tunduvalt suurema koormuse ja loomulikult eriti autojuhtidele, rääkimata sellest, et nad on hirmul oma tervise ja heaolu ja muidugi ka oma pere heaolu üle. Samamoodi paljudele reisijate veoettevõtetel ju tekkis väga suur auk, sellepärast et ei olnud võimalik oma teenust pakkuda. Et loodame, et nad jäävad kõik selles kriisisituatsioonis ellu ja on võimelised siis, kui olukord jälle taastub, hakata uuesti bussivedusid teostama. Ja mis meie kahjuks on ka üksikud ettevõtted pidanud ennast sulgema, sellepärast nagu te teate, suleti isegi paljud tehased Euroopas ja kui oli just nimelt vedu nendest tehastest välja, siis kadus ka töö ära. Aga eks võib-olla mõne aja pärast siis mõned avavad uuesti oma ettevõtted, aga tähendab kogu see kriis, vaatamata sellele, et on kriis, on meie vedajatel osadel isegi tööd juurde tulnud. Ja loomulikult suurematel ettevõtetel, kes on selle võrra paindlikumad, et nende autopark on ka tunduvalt suurem. Kui nüüd rääkida tulevikuvisioonist või tulevikuperspektiivist, siis tegelikkuses on autotransport Euroopas kõige enam reguleeritud ala. Ja loomulikult on see reguleeritud sellest aspektist, et teedel peab olema ohutu. Et veokid ei kujutaks endast siis liiklusele ohtu. Aga samas see seab jälle uued pinged meie autotranspordi ettevõtetele. Näiteks, mis on kõige rangemalt reguleeritud, ongi autojuhi töö- ja puhkeaeg. Et kui vanasti autojuht võis oma töö- või puhkeaega siis autokabiinis veeta, siis nüüd on see pikema puhkeaja jooksul, mis on 48 tundi ja mis on kohustuslik iga teatud aja tagant, ta ei tohi olla ka autokabiinis, vaid ettevõte peab talle siis vaatama kas ööbimiskoha või siis mõnda riiki, kus tal tihedamini vedusid on, kas või üürima korteri, et autojuht saaks seal puhkeaega veeta. Siis 21. augustil sellel aastal jõustus Euroopa liikuvuspakett, mis seab veel suuremad nõudmised transpordiettevõtetele. Ja kõik need töö- ja puhkeaja uued regulatsioonid, osad juba jõustusid 21. augustil ja teised regulatsioonid siis jõustuvad siis kas aasta või paari pärast ja see saab veel rangemad reeglid, et iga 4 nädala tagant peab ettevõte võimaldama autojuhil tulla koju.
või siis võimaldama tal veeta oma puhkeaega siis selle ettevõtte korteris või hotellis, mis ettevõte talle siis ette näeb. Ja mõne aasta pärast jõustub see, et ka sõiduk tuleb iga 8 nädala tagant tuua Eestisse tagasi, aga meie ettevõtetele tähendab see ju lisakoormus selle näol, et nad peavad tühje vedusid tegema Eestisse ja tagasi ja samas, kui me räägime kogu aeg tuleviku rohelistest vaadetest ja loodushoiust ja siis on ju see vastuolus sellega, et miks peab veoks sõitma nii pika maa lihtsalt sellepärast, et Euroopa reeglid näevad ette, et ta peab iga 8 nädala tagant peab auto ise füüsiliselt tulema Eestisse. Nii, et muudatusi on päris hulga ja neid tuleb arvestada. Üks väike lisanüanss, kuna me oleme Eesti Naisuurimiskeskusest, et kuidas siis naisjuhtidega on, autojuhtidega? Kas see on raske töö, kas neid üldse on? Jaa, see on väga hea küsimus. Et naise autojuhte meil on kahjuks väga-väga vähe. Aeg-ajalt jälle lisandub mõni, aga siis ka mõni inimene läheb ära. Aga kuna uued veokid on niivõrd kaasaegselt kergeks tehtud, et see rooli keeramine iseenesest on isegi kergem kui sõiduautos. Samamoodi on paneelis kõik abivahendid olemas, et see töö ei ole keeruline. Kõige keerulisem on see, et jah, tuleb selle järelhaagisega siis manööverdama õppida. Et aga ma usun, et kõigil algajatel autojuhtidel on sama probleem, oled sa naine või mees. Ja minu üleskutse ongi, et naised õppige autojuhtideks, just nimelt kaubasõidukite juhtideks, sellepärast, et Eestis on autojuhtide põud, meile tuleb väga palju Ukrainast, Valgevenest, Venemaalt ja töö on huvitav ja töö on samamoodi ka väljakutseid pakkuv ja tunnistan ausalt, et ega autojuhtide palk on päris suur. Nii et naised, võtke ette ja õppige autojuhtideks. Nii, Angela, mulle tundub, et sina alustasid just oma ettevõttega õigel ajal, et see ettevõte ei ole väga vana, kohe sa ütled, et kaua te olete tegutsenud oma Success Hubis ja tõesti sel perioodil nüüd tänavusest varakevadest saadik, et tundub, et teil on tööd küll. Jah, meie ettevõtte Success Hub on tegutsenud tänaseks kuskil 1,5 aastat. Ja tööd ühest küljest kindlasti jagub ja kui vaadata kõrvalt neid, et siin erinevaid ettevõtteid, kes täna siis turul on või siis tõesti avaliku sektorit ka, siis et mis tingimustel nemad peavad töötama või kaugtööd tegema, siis meie ettevõtte puhul on see kaugtöö algselt juba sees, et meie tiimiliikmed on siis erinevatest riikidest ja meie kliendid, kes on siis e-residendid, on erinevatest riikidest ja nendel siis ei ole tegelikkusest vajadustki Eestisse tulla või selles mõttes kohtuda. Et nende eesmärk ongi siis teha rohkem sellist kaugtööd, anda endale vabadus, et mitte olla nagu asukohapõhine. Et see annab nagu selles mõttes, et hästi palju liikumisruumi, mitte olla kinni nendes vanades aegades sellistes koosolekuruumides, vaid me tõesti kasutame hästi palju Zoomi kõnesid, samamoodi tiimiliikmetega kui ka siis ka klientidega. Et ei ole nagu selles mõttes meil nagu see koroona või siis eritingimused väga nagu mõjutanud. Et pigem võib-olla siis sellest vaatest, et e-residendid, kes on soovinud taodelda siis e-residentsust, siis nendel on takistuseks olnud see e-residendi kaardi kättesaamine. Näiteks kui e-resident, kes taotles Eesti kaardi ja ta soovis järgi minna, ise elades Milanos ja Roomas asub Eesti saatkond, siis ta tegelikkuses selle perioodi jooksul ei saanud sinna järgi minna, sest et olid väga suured piirangud Itaalias, et see oli selline kõige suurem takistus ja samamoodi on siis Aafrikas üks meie klient, kes taotles siis e-residentsuse kaardi, aga ta ei saa nagu järgi minna kuhugi, sest et Aafrika on nagu kinni. Et selles mõttes sellised piirangud, et sa pead nagu arvestama sellega, kuidas nagu riik on ise seadnud.
et meie poolt on nagu pigem selline kaugtöö soosiv ja toetav igatpidi ettevõtlust. No väga hea ja aga ma tean, et selle kõrval oled sa algatanud suhteliselt hiljuti veel ühe väikese ettevõtte. Ütle siis kohe praegu juba ära, mis see on ja kuidas selle algusega läks, et seal oli nagu üsna pusimist alguses, et käima saada. Jah, eks see iga ettevõttes ongi nii, et kui midagi soovid alustada või ellu viia, siis tuleb ette ka sellised väljakutsed, millest tuleb siis vahel nagu rohkem vaeva näha ja läbi minna. Ja eks selles mõttes teemanteid lihvitakse ikka rõhu all. Ja selle ettevõtluse siis Birkenthal on elegantsed aksessuaarid naistele ja meestele, et see on siis, pakub siis e-poes erinevaid tooteid ja peatselt ka erinevates disainipoodides. Aga kui võrrelda siis seda perioodi siin, et kui ma soovisingi täpselt tulla samal nädalavahetusel välja, kui algas see eriolukord, et see takistas taaskord nagu ettevõtluse alustamist ja tegelikkuses eks ta mõjutas minu sellist tegevust päris suuresti selles valdkonnas. Et see on võib-olla see üks koht, kus on nagu selline eriolukord ja kõik see kaugtöö mõjutanud. Aga samas pakub see e-poodi võimalust osta ilma siis vahetu kontaktita inimestel tegelikkuses tooteid. Et see e-pood ja sellised teenused, e-teenused, mida Eesti riik pakub, on minu meelest väga hästi läbimõeldud ja hea võimalus inimestele, kes tõesti soovivad kiires elutempos siis ostleda e-poes või kasutada siis Eesti e-teenuseid nagu e-residendid, et minu meelest väga suurepärased lahendused on Eestis. No väga hea ja ma usun, et mul ei ole küll ühtegi uurimust käepärast, aga et e-poodide areng tegi ka suure hüppe nüüd. Ja. Et noh, mitte ainult siis seal rõivad ja niisugune muu kaup, aga toiduainete tööstus ilmselt võitis ka sellest e-poodidest päris palju ja kindlasti, aga lihtsalt mis minu nagu võib-olla takistuseks oligi välja tulemisel see, et tegelikkuses need koostööpartnerid, kellega ma koostööd tegin, siis tegelikkuses kõik olid ühel hetkel, kui oli eriolukord 13. märts, siis keegi justkui ei soovinud kokku saada, keegi nagu justkui teenust ei soovinud osutada, et ma olin selles etapis, et mul polnud nagu võimalus välja tulla, et inimestele tooteid pakkuda, et ma pidingi lükkama selle protsessi nagu edasi. Et see tekitas selle olukorra. Ja no esimene ehmatus oli vist igal pool üks paar nädalat. Alates koolidest ja see kohanemisaeg, aga ta oli Eestis minu arvates siiski palju lühem kohanemisaeg kui siin paljudes teistes riikides, et meil olid juba niisugused algatused olemas, võib-olla ka see sama kodukontorite asi oli meil juba mitukümmend aastat tegelikult päevakorral ja periooditi tõusis esile, periooditi vajus jälle ära ja prooviti nii ja teisiti. Ma mäletan Äripäev ju vähemalt 10 aastat tagasi proovis kord, siis ta tuli, ütles, et ei päris nii ei saa hakkama, et kõik oleks kodukontorites, proovisid siis ühte vahepealset varianti, mille peale nad lõpuks ilmselt jäidki, aga noh, kõik need idud ja alged olid meil juba olemas, et see ei võtnud kaua aega. Aga nüüd, Kristi? Ja, et kuulates siin neid lugusid, siis tegelikult võibki hästi tugevalt öelda seda, millele ka just Angela viitas, et oli koostööpartnerite põud. Et ühte uude reaalsusesse, kuhu me oleme tegelikult hästi tugevalt jõudnud ja mida on ka väga paljud ettevõtjad leidnud. Ja aga kui me räägime töökeskkonna suhtes, et ju tööd pakkuda inimestele, et töökeskkonnad säiliksid, siis meil täna on väga tähtsad, väga kvaliteetsed koostöökokkulepped. Meil on väga tähtsal kohal valida endale sellised koostööpartnerid, kelle peale me saame iga ilmaga loota, et kas siis kriisiga või kriisita, et me saame koostööd teha, me saame üksteist toetades selle tulemuseni jõuda. Et see kindlasti see mängib tohutult palju rolli ja teistpidi jällegi, kui ma kuulan ka siin seda üle-euroopalist liikumist, vahepeal peab tulema Eestisse tagasi, et see on küll väga tore ja hästi selline orgaaniline, aga teistpidi see paneb inimestele tohutult sellist lisapinget peale kogu aeg. Et teatud mõttes me elame selles mõttes sellises uue pingega maailmas, nagu ma siin toredasti ka Angela ütles, et see teemanti lihvimine ja pinge, et see hästi-hästi tore ütlus minu arvates ja miks, sest täna me tegelikult ka ju oleme selliste tööprotsesside ajastul, selliste inimeste ajastul,
et kes tahavad saada paremaks, kes on valmis õppima ja pingutama, nendel on täna võimalik saada väga headeks. Aga see tähendabki just seda, et inimene peab olema valmis pingutama. Ma tooksin kindlasti sisse ka selle vaimse tervise võtmeks just ettevõtluse koha pealt, et olles näiteks kas ettevõtja, ma isegi olen ettevõtja veel lisaks oma muule põhitööle, et siis ma näen seda, et kui palju siia läheb sellist lisavaimse tervise panustamist, et ma ise pööraksin toitumisele tähelepanu, ma ise oleksin heas vormis, et ma ise saaksin endal olemas olla ja ka tegelikult kolleegidel olemas olla, sest täna tegelikult on ka hästi oluline see, et juhid oleksid tegelikult ka ise tippvormis, et juhid võtaksid ka ise selle vastutuse enda tervise eest, sest kui nad ise on terved, nad näitavad väga head eeskuju ja nad tegelikult ka töökeskkonna mõistes on hästi heaks eeskujuks. Teine asi jällegi see kodukontorite spetsiifika, et ühtepidi, miks me oleme täna inimesed saatnud ju koju kontorisse, sest me ju ei taha, et inimesed kokku puutuvad, on nakkusoht, on need lisaohud. Aga kui me nüüd vaatame kodukeskkonda, siis kodukeskkonnas, kodukontoris töötades tuleb meil sellele nakkusohule ka seal tähelepanu pöörata. Et milline on meie laste hügieenikäitumine, milline on elukaaslase hügieenikäitumine, kas ma ise puhastan oma klaviatuuri ikkagi korralikult ära iga päeva lõpus või nädala lõpus, et kuidas ma ka koduses keskkonnas pööran sellele hügieenile tähelepanu, et ühtepidi ma ju väldin võib-olla sinna tööle kontorisse minekut, aga teistpidi ma jään kodus haigeks, kui ma ise ei pööra tähelepanu. Ja tõenäoliselt, miks on väga palju ka veel mindud sinna kodukontori peale, on ka ju kulude kokkuhoid, et jälgitakse, vaadatakse, et millised on need kohad, kus tõesti on mõistlik ikkagi need kulud kokku tõmmata ja need suured uhked kontorid, mis ühel ajahetkel omasid seda töökeskkondade lisaväärtust, et eriline tööandja pakub kotttoole näiteks, et saan istuda mõnusalt seal aega veeta. Teistpidi täna tekitab sellise olukorra, et meil nüüd on kottkoolid seal, kuidas me need puhastame, et ta ei tekitaks tegelikult sellist ebamõistlikku tagurpidist, nüüd äraspidist ohtu meile, et ei tekiks sealt see äririsk, et meil on küll mõnusad pehmed vaibad, mõnusad nurgakesed, aga kes need nüüd puhastab, kui inimesed seal on, et sealt ei tekiks seda nakkuse levikut ja ei tekitaks sealt seda karuteenet. Et neid momente, mis me ka just selle töökeskkonna mõistes, kuhu oleme jõudnud, need on täna hästi palju just tulnud sellesse konteksti, et hästi palju peavad inimesed hakkama ise mõtlema, ise vastu tulema, lahendusi pakkuma, juht kuulab lahendust. Ja ka näiteks, kui me töökeskkondi ju täna sisustame, siis tuleb ka ju seal mõelda, millised on need esemed, mida seal tõesti on vaja ja milline ese tegelikult tekitab hoopis mingisuguse ebamõistliku äririski, sellepärast, et ta kogub mustust või tekitab mingisuguse muu momenti seal komistamisohu. Nii et täna me vaatame hästi palju just ka, ma näen, et kasulikult sellele otsa, et me ei peaks üldse võib-olla nendele udupeenetele asjadele nii palju raha kulutama, kuivõrd kulutama aega ja raha oma inimeste jaoks, olema oma inimeste jaoks olemas, sest kui inimesi ei ole ka ju ettevõtlust, ei ole ka ju äri, ei ole ju tegevusi, ei ole ka koostööpartnereid, et see asi läheb väga-väga siis keeruliseks. Ma näen, et need on need suured muudatused, et see materiaalsus hakkab natukene rohkem võib-olla tahaplaanile liikuma ja hakkavad esiplaanile kerkima need inimlikud väärtused rohkem. Ja kuidas praegu on, kas meil on mingi ülevaade sellest, milliseid töökeskkonna uurimusi nüüd vastselt tehtud on, sest tegelikult ju iga organisatsioon, kus on rohkem rahvast kui nüüd see paar-kolm inimest väikeettevõttes, et iga organisatsioon peaks praegu uurima, mis kogemused tulid sellest eelmisest kriisiperioodist, kuidas nüüd praegu see üleminek on, me ei tea ju veel, kuhu see üleminek on, kas normaalsusesse kohe või mõne aja pärast, võib-olla tuleb veel uus mingi paus sisse töö tegemisel, et kas sa tead, kas on mingeid uurimusi olemas juba? No ütleme, et ei ole niivõrd neid avalikke suuri uurimusi, aga ma tean, et ettevõtted ja kontsernid enda sees teevad tegelikult uurimusi ja tehakse ka selliseid arvamusuurimusi, no näiteks ka personali suunalgi, et personalijuhid omavahel vahetavad informatsiooni
ja ongi teinud küsitlusi, et kuidas teie puhul on, kas teie olete pakkunud näiteks kodukontorit inimestele ja tegelikult on tulnud hästi toredalt tõesti välja, et seda paindlikkust on tulnud väga palju juurde, aga kahjuks hätta on jäänud need juhid, kes on sellise klassikalise ja konservatiivse eluvaatega, et nemad on natukene hädas täna, et nendel on aeg oma vaated ümber vaadata ja mängida. Ja teistpidi on ka uuritud seda poolt, et need inimesed, kes on meil nii-öelda tehnilistel töökohtadel, kes ei ole kontorites, et kuidas neil on nüüd läinud, et nemad paraku on natuke sellises sundolukorras ja paraku on tulnud välja küll nendest uurimustest nüüd siingi, mis mul on kirjas, mõned uurimused, et madalal palgal olevad inimesed on natukene ebavõrdsemas seisus võrreldes kõrgema palgateenijatega, et kõrgema palga me tihtipeale seostamegi juhtivate kohtadega, kontoritööga, nii et seal on väikene selles mõttes selline justkui ebavõrdsuse süst on sees, et tegelikult väga headel juhtidel ma täna hästi soovitan pöörata suur pilk ka sinna nii-öelda tootmise poole nendele inimestele, kes tegelikult ettevõttesse selle raha toovad, kes oma kätega toovad ja loovad selle tulemuse, et nemad vajavad tegelikult tohutult palju tähelepanu, julgustust, ärakuulamist, toetust, et see ei pea ainult toimuma kontori poole peal, et seda ma olen märganud nüüd just suurte ettevõtete puhul ja pilgud peavad olema ka ikkagi sinna südamikku ja tuumikusse, kes tegelikult selle tulemuse oma kätega loovad ju. Ja ühe teise vabaühendusega Eesti Haridusfoorum tegime me just sellel piiril, kui me siis jälle nii-öelda vabaks saime sellest kriisiolukorrast ja tegime uurimuse lapsevanemate, õpetajate ja laste seas, et kuidas see 2 kuud nii-öelda kinni olemist mõjus kellelegi ja see oligi õige aeg küsida, sest kõigil oli emotsioone hästi palju tollel hetkel. Hiljem ei mäleta ju enam nii täpselt ja seal tuli välja niisugune asi, et me arvasime, et need eakamad õpetajad võib-olla ei tule toime nüüd niisuguste IT-lahendustega ja mis iganes. Selgus, et nemad saavad hakkama küll, et ikka keegi on, kes ära juhendab ja õpid selgeks selle asja, kui ei ole varem aja läinud, aga kõige raskemas olukorras olid just noored pereemad, enamasti ikka emad selles mõttes, et õpetajad on tihti ikka naised enamasti, et nad pidid olema ühel ja samal ajal siis kodus oma lastega tegelema, siis kogu aeg tunde andma ja kõike seda tasakaalus siis hoidma, et nemad olid kõige rohkem väsinud ja kuidas, Kristi, sul on see kogemus olnud, et kuidas sa sellega toime tulid? Jah, et mina ju ise ka veel, ma olen küll see Protect Estonias ju innovatsiooni arendusjuht, aga mul on ju 12 ettevõtet veel, mida ma tahan ka väga tugevalt kasvatada ja seal on ka mulle tehtudki sellised toredad valikud, et mul on seal väga toredad koostööpartnerid, kes ka tahavad jõuda selle teemaga edasi. Nii et küll sinna mul läheb aega, et ma sinna panustangi oma ühes äris selline tore asi, võite vaadata Minu ja sinu tähtsad jutud, selline raamat, päevik, mis võimaldab siis lapsel ja vanemal oma suhtlus palju kvaliteetsemaks viia ja ühtlasemaks viia ja tuua üksteisele lähemale, eriti ka sellel keerulisel ajal. Nii et üks tõesti märkamine oligi mul see, et kui ma pööran oma lapsele rohkem tähelepanu nendel hetkedel, kui ma peaks seda tegema, teen seda kontsentreeritult, siis ta on valmis mulle pärast tagasi andma just selle, et ma saan oma aja, ma saan oma hetke ka, seepärast, et tema on ka midagi saanud, aga kui ma päev otsa teeks ta ka niimoodi, ma ei saa, mine ära, et siis ju laps on häiritud, ta on kurb ja milliseks muutub kurb inimene, ta ei hakkagi sinuga kunagi koostööd tegema ja asi läheb tegelikult veel hullemaks. Nii et mul on üks 6-aastane, üks 10-kuune, nii et sellel ajal siis oli ta pooleaastane, kui see tore tipphetk oli ja veel tegelikult, mis ma iseendaks tabasin, et elukaaslaste väärtus on ikkagi see, mis nendel hetkedel mängib väga tähtsat rolli ja selline nii-öelda see paarisuhte kvaliteet on tohutult tähtis, et kui seal üksteist suudetakse toetada, et ühel on vaja tööd teha, teisel on vaja tööd teha, siis tehaksegi vahepeal selliseid vahetusi, et nüüd mängid sina, nüüd lähed, teed sina selle pudru ära, nüüd saan mina omad asjad ära teha, et selline mõnus eluterve suhtlemine, et keegi ei lase sellest pingest võib-olla ennast nii ära viia, et toimubki selline avatud ventileerimine ka.
kindlasti iga õhtu stiilis ongi meil saun peaaegu kujunenud juba välja, et nii kui kogu kamp magab, siis meie lähme sauna, lõõgastume, mõnuleme, et oleks võimalik see järgmine päev võtta siis mõnusalt vastu. Et tõesti pere ja äride ja töö keskel see ongi üks väga suur koostöö ja siin on hästi suur põhimõte, ma arvan, see, et sa saad seda, mida sa annad. Ja kui sa annad teisele ka tegelikult seda aega, pühendumust, ma just mõtlengi see lapsi kaasad, siis nemad on valmis ka sulle tagasi andma sinule aega, sina saaksid pühenduda oma tegevustele ja asjadele, mis sul on vaja ära teha. Ja seda kõike peaksid teadma ka suuremate ettevõtete juhid, et oma töötajatega suhelda ja kõike seda arvesse võtta. Sest sama lugu on ju emotsioonidega siis kodu ja töökontori vahel, et kas töökontor on nagu kodu ja kas kodu on siis teatud hetkedel nagu töökoht ja kuidas see vahekord tööl ja kodul on, et alati teie olete saanud nüüd omavahel enam-vähem selle tasakaalu ilmselt paika, kuidas kunagi see pinge on, aga mis te arvate, et kuidas siis ikkagi tööl see, kui palju juhid, ma ei ütle, et ainult tippjuht, ma väga tähtsaks pean näiteks ka personalijuhti ja kõiki juhte seal, et kuidas nad omavahel suhtlevad, kuidas nad siis töötajatega suhtlevad ja kuidas üldse see infovahetus käib, sest tegelikult on ju olukord niisugune, et vähemalt alguses ma arvan, oligi nii, et ega siis töötajad omavahel ka ei teadnud ja osakonnad või allüksused ei teadnud, kuidas nüüd see töö omavahel reguleeruma hakkab ja kes ikka mida teeb ja millal ta oma tulemuse annab ja mis kogemused teil selles osas on kellelgi? Suuremate ettevõtete juhtidel kindlasti, ma usun, et Angela on saanud natuke paremini reguleerida ennast ja oma mõnda inimest. Ja kindlasti selles mõttes, et kuna meie töö on algusest peale olnud selline kaugtöö, siis on nagu algusest peale olnud väga hästi reguleeritud, et igaüks on omas riigis ja teeb oma tööd, oma juppi ja selles mõttes ei ole küsimustki olnud, et ja kõik on nagu täiskasvanud inimesed ja motiveerimine on ju tegelikult suuresti sinu enda teha, et tööd teha. Aga ma vaatan natuke nagu tagasi oma varasemasse valdkonda ja perioodi ja sektorisse, siis tegelikkuses selline kaugtöö polnud nagu väga soosiv. Et selles mõttes, kui ma vaatan täna neid võimalusi, mida ma ise endale ettevõtjana on loonud, siis ma olen selle üle väga tänulik, et ma saan täna luua need võimalused, mida ma tõesti soovin. Ja töö läheb paremini. Ilmselt ka varasemates töökohtades oleks efektiivsus olnud suurem, kui oleks suurem oskus ja vastastikune usaldus ja võimalus kas või osaliselt ka kodutööd teha. Täpselt. Nii. Meie assotsiatsioonis kahjuks ei ole kaugtöö võimalik, sellepärast et me peame füüsiliselt välja andma dokumente autoettevõtetele ja igapäevaselt nii firmadele, veokitele, autojuhtidele kui siis tollidokumente. Aga mida me välja töötame juba mõnda aega, on siis paberivaba dokumentatsioon, et siin tulevikus näiteks, kui autojuht siis sõidab koormaga välja, et oleks juba online kõik dokumendid ette saadetud ja piiriületus oleks võimalikult, ütleme mitte piiriületus, vaid siis kohale jõudmine oleks võimalikult lihtne. Kõik kaubasaate dokumendid oleksid online kättesaadavad igas tollipunktis, igal kaubasaatjal, kauba vastu siis saajal. Nii et see on meie üks suur eesmärk. Kas see ülejäänud need piiripunktid ja kõik võimalikud tollipunktid ja kas need on valmis selleks? Selles see probleem hetkel ongi, et ei ole valmis. Euroopa piires sõitmine on ilma piirideta, aga just see, et see paberivaba dokumentatsioon peab ühendama nii siis autotootjaid kui ka kõiki tolliameteid, assotsiatsioone, et see ringlus oleks võimalikult kiire ja efektiivne.
et kuhugi ei jääks toppama see üks dokument, mis võib-olla siis otsustab, et kas see auto nüüd peab seisma 5 tundi koha peal ja ootama või saab ta kohe ära sõita. Et võib-olla ma siia nüüd lisaks juurde ka sellise hästi tähtsa komponendi, kui me siin rääkisime sellest suhtlusest, kommunikatsioonist, et ma arvan, et täna on saanud veel suure tähtsuse selline asi nagu ootuste edastamine ja ootustes kokkuleppimine ja oodatud tulemuse nii-öelda siis andmine. Et kui me siin räägime kodutööst, kui me räägime ka isegi kontoris töötamisest, et mida täpsemalt me oleme andnud ootused, mida me soovime saada kellegi töö tulemusest, siis tegelikult enam minu arvates sellisel kujul ei oma väärtust, kas inimene on kodukontoris või ta on kuskil kontoris reaalselt. Et kui ta suudab oma selle reaalse töö tulemuse, milles on kokku lepitud, mis on ju kõige tähtsam saavutada tulemus. Kui see saavutatakse, siis ma arvan, et kui inimene tunneb, et ta vajab selle ümber sellist vabadust ja paindlikkust rohkem, siis see on täiesti vältimatu asi, mida tuleb arvesse võtta, sest vastasel juhul me saame kurva ja ebaefektiivse inimese, kes ei ole valmis seda tulemust andma, sellepärast et talt on midagi ära võetud. Ja kindlasti on ka sellel nii-öelda komponendil täna hästi suur tähtsus, et kui me hakkame midagi ära võtma, mingisuguseid võimalusi kärpima, siis kindlasti tuleb ka selgitada, et miks see nii on, mis asemele tuleb või mis muutub tema jaoks paremaks seoses selle muudatusega. Et täna kindlasti on töötajatele see sõnum ka hästi suuresti, et meil ei lähe mitte asjad kogu aeg halvemaks, oi kui hullud ajad, vaid et näed, me nüüd teeme need muudatused ja selle tõttu meil läheb nendes asjades järjest paremaks, et meil asjad liiguvad üles mäge, me mõtleme, pingutame koos, nii et tõesti need ootused ja need väärtuste soovide edastamised ja nende täitmised, eks, et kui need juhtuvad, siis tegelikult need annavad juba selle edupandi kätte, ma arvan. Ja see ongi väga oluline, ma arvan, et tegelikult juhid ju tahaks jõuda ettevõtetega igal juhul kasumit suurendada, aga samas mõni juht ei saa sellest aru, et selleks sa peadki palju paindlikum olema kui varem ja palju rohkem usaldama kõiki oma kolleege, teisi juhte ja oma töötajaid, muidugi partnereid ka. See on täiesti selge ja veel ennem, kui me siin hakkame otsi kokku tõmbama ja lõpetama, ma tahangi siin teha reklaami ühele toredale raamatule, mis just ka äsja ju ilmus, et seegi jäi vist natuke toppama või sai ta ennem valmis, kui meil see... Ta sai tegelikult täiesti õigel ajal valmis, et tõesti personalijuhtimise käsiraamat, et ma olen ise ka seal üks kaasautoritest, et just räägin seda füüsilist keskkonda, vaimset keskkonda, et see raamat on paksult täis väga väärtuslikku praktilist teadmust, millega teha oma ettevõttes tööd personalialaselt väga palju paremaks. Et raamatus jagasid väga palju praktikud oma kogemusi, oma lugusid, oma teadmisi, oma praktilisi selliseid ülesanded, mida siis teha selle jaoks, et jällegi see personalipoliitika viia uuele tasemele. Ja raamat on tõesti kaasaegne võrreldes varasemate seda laadi raamatutega, nii et tõepoolest tasub teda lugeda ja muidugi need uued väljakutsed, millest me täna rääkisime, need kõik ei ole ju sinna sisse saanud, mitte sellepärast, et raamat sai enne valmis, aga ma arvan, et kui ka muud need personalijuhtimise osad siit läbi töötada, siis kindla peale on see personalijuhtimine ja kogu ettevõtte juhtimine palju efektiivsem. Ja kas te tahate lõpetuseks midagi veel öelda? Jah, lisan selle nii-öelda lõpumomendi siia juurde, et lõpuks ju ettevõtted koosnevad inimestest ja inimeseks olemise kunst ja teisi inimesega arvestamise kunst on tegelikult see, mis täna loob kellelegi edu või edutuse. Et arvestadagi, et kõik on inimesed ja küsidagi, et mida see teine inimene vajab, et paremini või hästi tööd teha. Et mis teeb teda rahul olevaks. Ja kui juht seda arvesse võtab inimesena, olles ka ise inimene, eks juht on ka ju inimene, et siis seal hakkavad asjad minema aina ülesmäge päris kindlasti. Ja kuna me elame pidevalt muutuvas maailmas,
siis meie edu pant ongi see, et me suudame võimalikult hästi nende muudatustega kaasa minna ja leidagi uusi võimalusi ja uusi teid. Jah, mina pigem ütleks seda, et nagu Kristi siin mitu korda välja tõi seda kommunikatsiooni teemat, et tegelikkuses juht ei saa midagi teada, kui tegelikkuses meeskonnaliige, tiimiliige, töötaja mitte midagi ise nagu ei ütle, et peaks olema hästi palju sellist kommunikatsiooni ja tegelikult selle läbi tekivad ka võimalused ja juht oskab nagu rohkem arvestada ja kaasata inimesi. Ja nii me soovimegi kõigile organisatsioonidele ja ettevõtetele imelisi, paindlikke juhte ja suurt juhtimisoskust. Aitäh.